Ja tere! Ja endiselt küsimus, kuidas elada oma elu kui karjääri ja juhtida seda kui oma elu ettevõtlust. Ja siin on minuga täna stuudios Mirjam ja Merike. Üks on tulnud Rakverest ja teine Viljandist. Ja täna me jutustame teiega ja räägime, et mida teie teete selleks, et meie lapsed ja meie järeltulev põlvkond oleks ettevõtlikum ja saaksid sellise kogemuse, et nad tahaksid seda olla. Te olete mõlemad liitunud, teie mõlemad lasteaiad on liitunud ettevõtliku kooliga. Miks te seda tegite? Mina olen selles lasteaias, siis olen ise õpetaja ja võib-olla näen seda nagu õpetaja seisukohast, et tegelikult annab väga palju juurde ja just selles osas, et hästi teadlikult seda oma õppetöös ka kasutada. Et me ju tegelikult tahame seda, et meie lapsed oleksid ettevõtlikud, uuenduste loojad ja algataksid erinevaid uusi mõtteid, ideid. Et see on võib-olla see koht, kus tegelikult tuleks nagu läbi mõelda, et mida ma oma töös siis ikkagi saavutada tahan ja ettevõtlik kool natuke nagu selles suhtes seda mõttekohta ikkagi muudab, et fookus seab just sellele, et me arvestaksime ja lõimiksime seda oma õppetöösse ka. Või siis nügib neid, sest muidu on üks osa on nagu nii tublid, alati tublid, aga võib-olla nügib neid, kes nügimist vajavad. Ja ta tegelikult selles suhtes, et ma ei taha öelda, et õpetajad võivad mugavaks muutuda, aga siiski kindlasti on asju, mida me teeme hästi ja miks mitte siis neid häid asju, mida me juba teeme, natuke rohkem siis fookusesse võtta ja teha nagu teadlikumalt. Just, võib-olla ongi see, et teadlik ja tahtlik ja süsteemne. Aga kuidas teil? Meil Viljandimaal presenteeris seda meile vald. Ja presenteeris kõikidele Viljandi valla lasteaedade juhtidele kõigepealt. Ja ju nad tegelikult ju teavad, et meil on ägedad lasteaiad ja meil lasteaiad teevad tegelikult hästi palju ettevõtlikke tegusi ja meile tehti nagu ettepanek, et me nagu võiksime lausa kõik liituda. Ja ega me väga vastu ei olnud. Ja sellepärast me ei olnudki, et me tõesti olemegi ettevõtlikud. Me lihtsalt ei ole osanud ennast võib-olla presenteerida ja see ei olegi võib-olla selle asjaga kõige tähtsam pool ju üldse mitte. Ja siis me nagu rõõmsalt olime nõus, et proovime, mis meil kaotada on, sest tegelikult ju vastab tõele, et tänased lapsed on ju tulevikutegijad ja milliseid töökohti nemad ükskord peavad ja millised üldse olemas on. Täna meie ju seda ei tea. Ja kui me täna suudame ikkagi nendes juba äratada kas või ainult enda eeskujuga ettevõtlikkust, siis ma arvan, et mina õpetajana võin ka väga rahul olla sellega, et ma olen neid nagu õiges suunas liikuma pannud. Täpselt, et kui ma mõtlen, et minu ema, kes on üle 80 ja on mind õpetanud ja kasvatanud ja siis ühel hetkel ma küsisin ta käest, et ema, kas sa tead, kes on pilvedisainer? Ära aja juttu mulle, et mis pilvedisainer, ma ütlesin, selleks saab õppida ja selleks saab isegi ülikoolis õppida, et tegelikult elu muutubki ja võib-olla meist on, praegu me oleme pilvedisainerid, aga ühel hetkel me oleme keegi veel, keda me praegu ei tea, et seda, et me suurelt ja julgelt suudaksime mõelda, olete teie teinud vahvaid tegusid oma lasteaedades ja võib-olla me täna selle näitena teeme selle podcasti just selle mõttega, et me toome 2 näidet, mida annab teha, mida te tegite, kuidas lapsed olid kaasatud, kuidas see läks ja saate kordamööda jagada oma kogemust ja olla uhked selle üle, mida te tegite. Ma võin alustada, et tegelikult ma võin ette öelda, et meie projekt oli siis Mustrid meie ümber ja see projekt ei olnud üldsegi mitte algupäraselt selline nii, kuidas ta kujunes. Sest tegelikult ta sai alguse sellest, et meil oli vabariigi aastapäev, me uurisimegi meie rahvuspärandit, laulu-tantsupidusid, märkasime lastega, et kui ilusad rahvariided on seal, siis loomulikult tuli jutuks see, et ma ise olen ka rahvatantsuga tegelenud, tõin oma rahvariided kapistel, lapsed vaatasid, uurisid, see kõik oli hästi põnev, märkasid seal mustreid, hakkasime uurima, kus on veel meil mustreid meie ümber ja siis loomulikult tuli jutuks see, et oi, aga minu vanaemal või minu vanaisal on need kindad ja sokid, et nad on kudunud, neid tõime kõik need lasteaeda, kaasime lapsevanemaid.
ja siis vaatasimegi, et seal on nii põnevad need mustrid ja kuidas siis tekkisid erinevad küsimused, et issand, kuidas see tehtud on üldse, kas siis poest ostetud, ei, vanavanema kudus, mis see kudumine on. Ja siis me mõtlesime, kuidas me nagu lastele selle selgeks teeksime, et me väga tahtsime tegelikult mõnda sellist käsitöösekti nii-öelda külastada, see oli COVID-i aeg ja kahjuks enam ei jõudnud, aga me ei jätnud jonni, et kui lastel on küsimused, siis meil on tegelikult see võimalus anda neile need vastused ja sealt hakkavad edasi need küsimused arenema. Ja võtsime siis YouTube'i appi ja leidsime sealt joogikõrtega sellise punumise või kudumise eeloskuse ja nad hakkasidki käepaelu endale kuduma. Aga mis juhtus? Mis rühm see oli? Koolieelikud, jah, nemad olid 6-aastased sel hetkel. Et tegelikult see keerulist ei ole midagi, et seal on lihtsalt vaja läbi põimida ja see tehnika see selgeks kõigile, et meil oligi, see kestis, ma arvan, 2 kuud, iga hommik, iga õppetegevuste vaheline paus õhtuti, võtsid oma, joogikõrte vardad välja ja lasid. Ja kudusid nii poisid kui tüdrukud, et see ei olnud ainult nagu tüdrukutele suunatud tegevus, meil oli isegi, ma ütleks, poisid võib-olla isegi sellised aktiivsemad tegutsejad. Ja see läks väga põnevalt see teema, et kuni selle hetkeni, kus ma ei osanud oodata üldse, et see projekt võib täiesti pöörduda selle suunas, et meedias siis tulid Ukraina sõja sellised koledused ja kõik see, mis sellega seotult tuli siis ka lasteni. Et ilmselgelt koolieelik on juba selles vanuses, kus ta nagu jälgib uudiseid ja see teema päris palju kõnetas neid, pani muretsema ja kui tuli veel info, et peresid ja pagulaslapsi on tulemas ka Eestisse ja Rakveresse konkreetsemalt, siis ühel hommikuringi päeval, hommikul arutades lastega seda teemat, käisid lapsed täiesti oma suuna ja mõtte välja, et õpetaja, nüüd on see koht, kus meie saame midagi ära teha, kus meie lähme ja me saame nendega kokku ja teeme neile kingitused, et me teeme midagi head. Ja see oli see koht, mida ma ei näinud ette, et see oli ettevõtlikkusest rääkides, see oli nüüd see koht, kus nemad ise võtsid selle rolli ja nemad hakkasid projekti vedama. Me mõtlesime läbi, arutlesime, et mis me siis teha saame. Laste enda initsiatiiv oli see, et aga meil on juba oskused, kasutame, rakendame neid, teeme käepaelad, aga et neile nagu sellist südamesoojust valmistada, et teeme nad Ukraina lipuvärvides. Nii, mis värvi on, uurisime, lipud on kollase sinise kirjud ja lastevanematega koostöös siis kogusime kokku lõngad ja asusid usinasti tööle. Ja me ei teadnud esmapilgul, et kui palju neid üldse tulemas meil on. Nad tegid sellise umbmäärase arvu käepaelu ja siis me jäime ootele. Ootasime, iga päev uurisime, kas nad tulevad või ei tule. Käes oli juba maikuu ja lapsed pidid juunikuus juba lõpetama lasteaeda, et kus nad siis on. Ja mis selgus, et tegelikult Ukrainas koolisüsteemis minnakse 6-aastaselt juba kooli. Ja siis olid need lapsed kõik kooli saadetud ja siis oli just see koht, kus ma nägin, et lastel on vaja minupoolset tuge ja võib-olla ka sellist arusaama, et ongi tagasilööke, elus on ka tagasilööke ja neil saab õppida ja kuidas me saame sellest üle nüüd, et kas üritus jääbki meil katki ja projekt jääb ikkagi pooleli. Ei, et tegelikult see on nüüd see koostöökoht. Me võtsime kooliga ühendust ja koostöös siis huvijuhiga korraldasime neile laada. Et oli siis selline tore lastekaitsepäeva laad, kus siis lapsed otsustasid, et nad mitte lihtsalt ei lähe kingitusi üle andma, vaid võtavad ka sellise rolli, et nad võtsid siis ürituse eestvedamise rolli, et meie kuugieterühma lapsed läksid üritusele, nad laulsid, esinesid neile, nad õpetasid Eesti rahva sellised ringmängud nagu mul on üks tore tädi ja lähme rukkist lõikama selgeks neile ja siis anti üle ka kingitused, et see pisikene mõte läks nagu nii suureks, aga just tänu sellele, et lastel tegelikult tekkis endal see mõte, see soov ja minu roll oli ainult see, et ma olin nagu eemalt vaataja, ma toetasin selle poolega, et lihtsalt viia 2 huvipoolt kokku omavahel ja väga armas projekt sündis sellest ja veel toredam oli ka see, et tegelikult neid Ukraina lapsi oli teavitatud, et neil oli ka meile Eesti lipuvärvides käepaelad, no nemad olid vist olid pununud patsidena niimoodi oli ja nad andsid ka meie lastele kingitused üle, et see nagu vastastikune, see on hästi soe kohtumine. Absoluutselt.
mis mind nagu rõõmustab kui siis ettevõtluspädevuse entusiasti, et ma nägin nii ehedat näidet sellest, kuidas meie pädevuste mudelis on üks alapädevus on algatusvõime ja algatusvõime ei ole lihtsalt niisugune motoorne rahutus või ideede viskamine või pildumine, vaid me toetame lapse algatusvõimet siis, kui tema ideest minnakse teostuseni ja vahepeal ongi need kohad, kus see auk või siis see kalju on liiga sügav, et ma pean sealt üle aitama, et selleks, et ta kogeks eduelamust ideest teostuseni, toetan ma tema algatusvõimet. Ja kui neid eduelamusi on elus nii palju, et mul tuli mõte ja ma läksin ja ma jõudsin lõppu, siis saab minust ühel hetkel ühiskonnas liige, et mõeldud tehtud, mitte ainult mõeldud kommenteeritud ja lõpetamata, vaid see mõeldud tehtud, neid asju saab meie elus rohkem olema. Ma tegelikult ütleks juurde ka selle, et ma sain ise õpetajana sealt ka nii palju positiivset sellist innustust juurde veel rohkem ja veel rohkem teha ja veel suuremalt mõelda. Et ma ise tunnen, ma olen hästi ettevõtlik ja mulle meeldib selles mõttes algatada erinevaid selliseid uusi projekte ja üritusi ja kõike, aga et ka lastega on võimalik tegelikult midagi nii suurt ära teha, et see oli minu selline esmane kogemus, et ma arvan, et ma sain enda innustust juurde, et me teeme õiget asja, mina ise õpetajana teen õiget asja, ma suunan lapsi õigetele, võib-olla selles mõttes eesmärkidele, et see oli minu jaoks ka üllatus, et nad tõesti olid nii initsiatiivikad ja üldse see mõte, et neil tuli, et siis sa tunned, et sa kuidagi oled nagu õigel teel. Absoluutselt. Nii, vahva oli kuulata sinu lugu ja nüüd me paneme selle teise loo siia kõrvale. Jah, aga ma kuulasin nii huviga, et mul on siit nagu aga koju tagasi minna, ausalt öeldes, et see on ikka tohutu motiveeriv, ütleme rühmaõpetajale, et mina täna rühmas ei tööta. Et ma täna istun natuke teistsuguse tooli peal ja istun seal 3. aastat ehk et olen nagu natukene maja suurürituste, asutuse suurürituste eestvedajate rollis seal ja nendes kambas. Ja meie oma teo siis esitasime hea koostööteo nagu näitena nominendiks sinna ja meie tegu on nagu selles mõttes natukene teistmoodi, et meil ei ole seda laste algatust seal, aga meil on see täiskasvanute algatus ehk et selle õppe puhul me toetume eeskujule ehk et lapsed saavad ja pered saavad toetuda eeskujule. Ja meie idee sai alguse, me tegime Kevadpühamaa, natuke analoog jõulumaale. Et jõulumaa on ju tohutult lastele meeldib ja seda tehakse aastast aastasse, aga sinna kõrvale sobib ju suurepäraselt jänkupühamaa, munapüha, mida iganes, seal on nii palju nimetusi sellel pühal. Ja võtsime nõuks selle teha, sest vahepeal oli ju ka 2 koledat perioodi, kus me ei saanud kokku ja tegelikult see puudus oli kogu kogukonnas iseenesest ja lastel. Ja võtsime teha selle niisuguse suure ürituse. Meil on see natukene selles mõttes keerulisem organiseerida, et meie asutus on vana ainult 6 aastat liidetud asutusena ja me asume eraldi majades, meil on kokku 9 rühma ja majade vahemaa on 12 kilomeetrit. Et see on... Et kuidas te siis tunnete ühe tervikuna? See ongi tegelikult, ma julgeks öelda, et 6 aastat on nüüd üsna lühike aeg selleks, et nüüd tunta tõeliselt tervikuna. Lapsed 6 aastaga on juba lõpetanud. Lapsed nagunii ja lastel on tegelikult, nemad on ikka see tema uks, tema lähiümbrus. Just. Lapsel sellest, et seal kuskil kärstnas veel keegi on, see on hoopis lapse jaoks täitsa teine teema, aga meie täiskasvanute jaoks on see tegelikult väga-väga tähtis, et meil on tegelikult nii suur kollektiiv, kellele tegelikult toetuda. Meid on ju 40 ja rohkem inimest, kõik see kokku. Ja see on tegelikult jube võimas ja kui sa need nagu kõik inimesed panustavad ühte asja, siis sellest lihtsalt tuleb midagi nii vägevat, et kui me siis lõpuks liitusime selle programmiga ja kui meil siis oli juba tehtud see Kevadpühamaa ka ja kui sealt me tegelikult kõik tulime tagasi selle vau-efektiga, me saime sealt ise nii tohutult palju, sealt said lapsed, sealt said pered, siis tegelikult mul oli lihtsalt, ma mõtlesin, et selle lihtsalt peab kusagile nüüd panema, sest meie inimesed lihtsalt väärivad seda. Nad lihtsalt väärivad seda tunnustust. Meil oli, saime kokku 15 tegevuskeskust ja kaasasimegi 40 ja rohkem inimest sinna,
kes siis kõik tegid, ja omakorda asutusi piirkonnast meil oli ka, kui ütlen, siis valetan, aga 4 või 5 oli meid kokku seal. Nii et me tegelikult hästi palju see koostöökohti oli nii tohutult palju, et ausõna, me ei saanud seda esitamata lihtsalt jätta, sest see, millega jah, inimesed hakkama said, et see oli ikka väga võimas. Ja noh, tegevuskeskuseks, aga meil oli nagu hästi tasakaalus nagu see ka, et mida kusagil tehakse ja et nii teadmised, kui ise tegemine, kui lust ja lõbu, see kõik oli hästi tasakaalus seal, nii et tegelikult me õppisime nagu ise ka väga palju konkreetselt selle püha, teadmisi selle püha kohta ja kombestiku kohta. Et ja see konkreetne kombetuba võeti ka väga hästi selle koha pealt nagu vastu ja kes nad nagu ette valmistasid, et hästi palju teadmisi andis ka see tegu veel omakorda juurde. Just, et tegelikult on ta ju kristlik püha, millel on väga sügav ja pikk ajalugu, eks ju. Pikk ajalugu ja mis ta siis nüüd on teistmoodi jõuludest? Et noh, jõule ju tegelikult ja jõulumaad me ju teeme lastele ju tegelikult on samamoodi laste ja lõbus pea. Me oleme seda ka teinud. Me oleme tegelikult neid suuri asju hästi palju teinud selle 6 aasta jooksul. Lihtsalt nüüd läksid need asjad kokku, see kevadpühamaa ja siis liitumine selle programmiga, et 2 asja läksid kokku, muidu tegelikult me võiks juba päris mitu asja sinna panna. Te olete päris noored siis veel. Kas te olete baaskoolituse jõudnud läbida? Jaa, just see, kes siin enne istus, oli meie baaskoolitaja. Et me just saime tegelikult selle baaskoolituse, nii et see on meil juba käes, aga me oleme alles sinna ree peale istunud. Nii, Rakveres teie olete pikemalt seda tööd käinud. Kas sa tunnetad ka nagu kollektiivis, kui ütlesid, et sa oled rühmas õpetajad, kas sa tunnetad ka kollektiivis kuidagi, et see paneb teid koos kuidagi teistmoodi tegutsema, olema elulähedasemad või sest õpetajad teevad tõesti palju ja mina 4 lapse emana ma olen ülimalt tänulik igale lasteajale õpetajale, see on vinge koht, kuhu oma laps saata. Et tegelikult on et just, et kui mõelda selliste ühisürituste peale ja mõelda ka selle peale, kuidas nagu lapsevanemaid saada kaasata, et ma arvan, me oleme selles suhtes kollektiivina ka ettevõtlikumad, et ma võin tuua selliseid näiteid ka, et meil on nüüd tulemas Nigulepäeva laat, mis väga näitab seda, kui ettevõtlikud oleme meie ja kui ettevõtliku sellise suuna peale me tahaksime ka nagu vanemaid kaasata, et meie Nigulepäeva laada mõte on siis see, et lapsevanemad oma rühma eest tulevad välja, nad esindavad oma rühma, nad organiseerivad sellise müüdava selle laadamelu sinna, nad nii-öelda teenivad oma rühmale siis raha sellega, et nad mõtlevad, mida müüa, kuidas presenteerida seda, et kuhu see tulu pärast panna, et selles mõttes on nagu hästi tore, et me mõtleme natuke suuremalt ka, et see ei jää nagu ainult rühma tasandile, vaid ikkagi, et see oleks nagu seotud ka meie kogukonnaga ja kindlasti lastevanematega. Et meil on päris palju selliseid kohti, kus me lastevanemad hästi palju kaasame, et on siis see külmümbriste kogumine või meil on siin nutijaht, et kus me kogume, ütleme, kui meil on tarbimise vähendamise nädal, et siis me kogumegi sinna vanu elektroonikajuhtmeid ja kõike mida, et nad tooksid meile ja me saame need hiljem nagu siis jäätmekeskusjaama viia, et hästi palju kaasame vanemaid ja mõtleme natukene suuremalt. Ja noh, loomulikult on selles mõttes seal väga suur osa ka selles, kui ettevõtlik inimene võib ise on, aga ma näen seda, et kui meil on juba asutuses on mõni ettevõtlik kolleeg, siis tegelikult nad mõjutavad väga palju sisesid atmosfääri ja paratamatult tõmbavad ikkagi inimesed kaasa ka. Et meil on ka oli siin just hästi tore isadepäeva üritus oli ka, et kus me tegime koostööd jällegi linnaga, erinevate treeneritega, et meil oli seal tõesti kõik spordialad olid esindatud, et vanemad saidki tulla jälle proovida erinevate spordialade liike, et küll oli meil seal lauatennis ja see kangoo jumps ja oli meil seal maadlus ja malev, mida kõike veel. Et me võib-olla mõtleme natukene mastaabilt ka suuremalt, et see ei jää need laste sisse ei jää, vaid tegelikult see iga kogukond oleks kaasatud. Ja Nigulepäeva laadaraamas samamoodi, et see ei ole ainult lastesisene üritus, vaid me kaasame tegelikult kogu linna, kogu maakonna ja te võite tulla arvastust meile sinna laadale, et see on ju meie laste heaks on see tulu ja lapsed näevad ka seda, et kuidas tegelikult tulu teenitakse, et mis vahenditega, et hästi palju me selles mõttes tegeleme sellega. Ja suur projekt nüüd, mida me koostöös vanematega oleme tegelikult teinud, ongi meie Rohu ja Kaubatanav, et meil on siis 0 korrusele siis on loodud
selline kaubatänav, kus vanemad tegid kõik sellised sisetööd ära, maalritööd ära ja nüüd on siis see koht, kus õpetajad panevad erinevad kaubariiulid, mis on ka koostöös vanematega meile toodud, paneme välja ja me hakkame siis ettevõtliku kooli mängu mängima Minu raha. Nii et sellest tuleb kindlasti jällegi suur selline mõne projekt, et absoluutselt. Mis ka Merikese jutust enne läbi käis, kui te ütlesite, et algul tuli algatus lastelt ja algatus täiskasvanutelt, see eeskuju teema, et ka kõik sellised ettevõtmised on, me matkime, me õpime rääkima, kõndima, mis iganes, et me matkime kedagi midagi ja selle läbi hakkame seda ise tegema, aga ma mõtlesin siin selle peale ka veel Rakveres, kui te teete ja Rohuaia lasteaed on käinud mitmetel aastatel ka minu kõrvadest läbi ja olen lugenud teie ka edulugusid, et see eeskuju, mida nagu üks täiskasvanu annab, see on see siis, mida lapsed hakkavad matkima ja kust tulevad siis sellised suured ideed, et õpetajad ise ka, et kuidas nüüd. Aga mõtlesin veel selle peale, ma ei tea täpselt, mille peale. Kohe mul tuleb täiendan ideede poole pealt, just tegelikult see ongi, et meil on ka need ideede generaatorid on tohutult palju ja kui üks asi lõpuks tehtud saad, ega me sageli enam ei teagi, kelle peas see idee sündis. Me päriselt ei tea seda, aga neid haakujaid on ka nii palju, et kõik tulevad nagu mõttega kaasa ja me oleme kogenud ka sellist asja, et kui vahel, meid on palju ja kui vahel ongi, et tundub, et kõik ei tule ja kõik ei tee ja ei mõtle, aga siis tuleb ta lõpuks ja paneb selle prügikasti sinna õigesse kohta. Tegelikult on ta mõttega kogu aeg kaasas käinud ja tegelikult ta nägi seda pisikest asja, mis võib-olla need, kes suurelt eest veavad, ei näe seda ja ta pani sinna õigesse kohta selle asja ära ja asi on täiuslik. Et igal on roll niisuguste asjade juures. Mõte, mis mul nüüd tuli mõte tagasi, oli see, et mida ma arvan, ka lapsevanemad naudivad lasteaedade juures, on kaasatus. Ma saan aru, et väikesed lapsed sõltuvad vanematestki rohkem kui koolilapsed ja side väikeste laste ja nende vanemate vahel on suurem ja võib-olla sellepärast on ka neid vanemaid kergem kaasata. Aga koolis see side nii järsku nagu katkeb ja sa saad kooli üks kord aastas. Heal juhul kutsutakse nagu vanemana sind kaasa lisaks lastevanemate koosolekule. Kuigi see ei pea nii olema. Et just ma mõtlen, et meie näitel ka, et tegelikult seda Nigulõbe valata teha nüüd siin lastes või teha koolis ei ole ju tegelikult nii suur nagu keskkonnamuutus, et samamoodi tegelikult saaksid koolid kaasata lapsevanemaid, et teha erinevaid üritusi ja anda neile ülesanded ja kohustusi need kõike läbi viia. Et mina saan oma lapse näitel võib-olla tuua selle, et meil on väike põhikool Rakveres ja nemad on ikkagi väga sellest kogukonnale orienteeritud, et nad tõesti kaasavad lapsevanemaid ja väga positiivne näide on ikkagi selles suhtes, et meil olid sellised teemapäevad, kus vanemad käisid oma ameteid tutvustamas, olid sellised teemapäevad, kus iga vanem sai oma hobi, millega ta tegeleb, tulla ja tutvustada, teha kas lastega siis seal midagi meisterdada või midagi kokata, et selles mõttes kaasati tegelikult vanemaid, et võiks sellised lahtistuste päevi võiks tegelikult rohkem olla. Et ma usun, et see on hästi nagu õpetajas kinni, et ma ei näe, et nagu lasteaed teeb midagi kardinaalselt erinevat kui kool, et me võiksime tegelikult ühte rida ajada. Ma arvan, millepärast me ajame ka ühte rida ja tegelikult me nagu võtame ise lasteaiana ka nagu selles kontekstis ka neid lastevanemate kaasamisi, et kui me lasteaias teeme eeltöö ära, töö lastevanemate, kui nad on harjunud koos käima, need lapsevanemad, nad lähevad koos kooli, siis tegelikult see jada jätkub. Ma igal juhul sellel aastal just nimelt, aga need lapsevanemad siis on ka ise väga aktiivsed. Ma usun, et isegi võivad algatada siis erinevaid, kui isegi kool ei tule nagu kaasas vastu. Natuke tõesti oma kooli praegu, kes meie seal kogukonnas on, et ma tean igal juhul, et sellel sügisel on neil lastevanematega juba 2 üritust olnud täiesti. Et see on hästi nagu sõltub, millest ta täpselt sõltub, ega me ju seda täpselt ei teagi, aga lasteaed igal juhul saab tohutult palju seda eeltööd ära teha, et sinna kooli minek ja kui seal on ka eestvedajad, siis tegelikult need ikkagi toimivad mingi ajani, siis tuleb see puberteet peale ja see on juba teine teema. See, et lasteaed teeb meil kõik eeltöö ära, seda me teame, et tegelikult kogu eeltöö selleks, et ja võib-olla mõnes kohas ongi
keeruline vaadata seda, et tegelikult see eeltöö on tehtud ja kool võib-olla ei arvesta tihti selle eeltööga, et te olete väga suure sammu ära teinud, et mis iganes valdkonnas see on. Igal juhul ma kohe annan teile veel sõna, aga ma ütlen siinkohal ka suured tänusõnad, et te olete, tegutsete, teete ja ma usun, et need, kes täna kuulavad, kas need on siis täna meie lasteaiaõpetajad või lasteaiajuhid, on saanud inspiratsiooni ja ka selles mõttes, et oma edulugusid jagada. Mitte ainult see, et me teame, et me teeme ja lasteaiad teevad kõik väga vahvaid ja põnevaid asju, aga et üksteist inspireerida. Ja. Nii nagu sina ütlesid, sa kuulad tema lugu, sa kuulad tema lugu. Ega Merike inspireeris mind ka samamoodi, mina tahan kogukonnas midagi nii suurt ära teha. Ja. Et üksteisega jagada oma lugusid, saada seal inspiratsiooni, olla eeskujuks meie lastele ja lapsed omakorda meile, et see on niisugune katkematu ring, mis hakkab toimuma ja võib-olla ka see ettevõtlik kool annab selle võrgustumise eelise selle, et me kuulame rohkem üksteise lugusid, et meil on koht, kuhu neid lugusid saata, kirjutada, turundada, presenteerida, et see on see koht, et kus seda välja elada ja siis me saame neid noppida ka neid ideid üksteiselt. Ja mina mõtlen nagu laste seisukohast, et ma veel kahtlesin. Ma pean ausalt ütlema tegelikult, et ma väga tänan meie laste õppejuhti, kes andis mulle selle tõuke, et pane see kirja, et usu mind, see on seda väärt, et me mõtlemegi niimoodi, et see ongi väga hea lugu ja see on väga tore tulemus, aga et miks ma seda kirjutan, miks kõik ma seda kirja panen? Kõik teevad ju, mis see siin erilist on ja samas ma ütleks tegelikult ka seda, et need lapsed läksid mul ka esimesse klassi. Ja kui ma nüüd nendega ühendust võtsin, et kas te teate, lapsed, mis sellest välja tuli, et sellest hakatakse nüüd rääkima ja see jõuab nagu veel kaugemale kui ainult meie pisikesse Rakveresse, see teie tegu, siis see annab ka innustus, et tegelikult, et see, mida me teeme või see, kuidas me mõtleme, et tegelikult sellest võivad palju rohkem veel kuulda, näha, kasu saada ja see sõna võib nii kaugele tegelikult minna, et see pisikene tegu on nagu palju-palju rohkem väärt. Jah, ja see ei ole ju see enda nina kergitamine, et see on just täpselt see, et mis see lapsele annab, see eesmärgistatus seal juures ja just see, et tõesti inspireerida ideid, aga palju neid originaalideid siis on. Ei ole ju nii tohutult palju. See ei ole ju tähtis selle juures, aga just see, et ma täpselt samamoodi, et ma olen Facebooki lehel, muudkui käin ja tukseldan ja vaatan ja tõele au andes leidsin ühe lasteaia veel, kes on ka juba pikka aega liitunud selle programmiga ja ma nime ei nimeta, aga mul oli täpselt selline tunne, et huvitaks see meie lasteaialeht või üksteist tundmata me teeme tohutult kihte sarnaseid asju, aga miks mitte tõesti presenteerida, ma olen jumalast nõus, see tiitel ei ole selle asja tähtis pool seal. See ei ole tõesti, aga mina ka ütlen seda, et meie sinna nominatsiooni me jõudnud sinna, meid sinna välja ei valiti, ma olen täna ainult siin diivani peal, aga ma olen nii uhke, sest ma olen lihtsalt uhke oma inimeste üle, kes meil asutuses on. Et see on nende lugu, see on nende tehtud töö ja ausalt öeldes läbi nende tegevust on meie lapsed õnnelikud. Ma olen nagu selle väga tänulik, et siia kutsusite. Ja just nii, nagu me koolidega räägime, siis lõpp-produkt on see laps, kes tuleb rõõmsana ja läheb rõõmsana ja saab hästi elulise kogemuse ja need on need hoiakute, nende oskuste alged, kas ma tahan tulevikus seda teha või ma ei taha, olen ma saanud selle eduelamuse, olen ma saanud selle, et mind on julgustatud, mulle on antud võimalus ja ma teen. Võib-olla siinkohal ka see koostöö, et mida meie nagu lapsed hästi palju teed ise ka, et kui ma küsisin, et mida, see oligi see tagasitestamine ka, et mida te õppisite. See, et nad selle nii-öelda kudumiseeloskuse õppisid ära, et see võib-olla ole tegelikult isegi esmatähtis, vaid tegelikult oli minu jaoks oluline, et tõid välja ka koostöö. Nad ise ütlesid, et nad tundsid, et suhted paranesid rühmas omavahel, nad tegid koostööd ka selles osas, et midagi ära teha, jagasid rolle omavahel ja see märkamine ka, et ikkagi, et me oleks nagu üksteist märkavad ja võib-olla ka tunnustavad, et see mulle nagu väga meeldis, et ka lapsed selle nagu välja tõi. Just. Igal juhul nii Rakvere
kui Viljandi ja Tarvastu me täname, et te tegutsete, soovime indu, jõudu, jaksu, uusi ideid, aga ka noppida teistelt nende ideid ja katsetada oma majades, oma rühmades, et kuidas meil see tuleb ja kindlasti on tal teine maik ja teine värv ja et jõudu, jaksu ja ma loodan, et kuulajad panid nii mõndagi kõrva taha ja saavad ise katsetada, mis nende majas võiks põnevat sündida. Aitäh teile kuulamast, järgmise korrani!